Oleme siiani teinud ainult mingisuguseid lühikesi klippe, videoid oma Instasse, TikToki, kuidas erinevad projektid asjad valmivad. Mõtlesime seekord, et võiks natuke põhjalikumalt näidata, mida me teeme, kuidas me teeme, miks asjad nii kaua aega võtavad. Ja meil tuli nüüd hiljuti sisse üks Respo Haagis, millest siis omanik tahab teha sellise pool asjade vedamiseks Haagise. Erinevaid mõtteid oli päris palju, et kuidas, mida teha, aga lõpuks otsustasime, et teeme asja võimalikult lihtsalt. Esialgu mingisugust hädavajalikud asjad paika ja siis nii-öelda kasutamise käigus juba selgub, mida tegelikult on vaja ja mida mitte. Esimene asi, millest üldse alustasime, oli plagi, et Siim mõtles välja sinna karkassi, kuidas neid vineeritahvleid kinnitada. Soojustus, kasutasime selleks Armaflex 19 millist soojustust, siis kaabeldus valgustitele, katuseluukidele, pistikutele, natuke veel siia-sinna igaks juhuks varusid ja siis läkski juba seinad peale. Seinad on siis 6 millisest lamineeritud vineerist ja läksid siis kruvide ja ka liimiga paika, et nad ikka kõvasti kinni oleks. Sama aeg, kui Siim sellega endas, siis ma võtsin käsile katusluugi. See oli ka veidi osa karkassist, et katusluugi alla oli vaja teha siuke alumiiniumist raam, et selle katusele veidi paksust juurde anda. Lõikasime augu katusest sisse, siis liimisime Maxfani katusluugil on eraldi siuke paigaldusraam, liimisime selle külge ja siis selle peale läks veel pärast siis Maxfan ise. Nüüd, kui Maxfan sai katusel paika, siis 2 viimast asja, mis me teeme, on ühendame kaablid ära, kirjutame omal kokku ja siis on vaja siuke viisakas iluraam külge panna. Võib-olla ma see veidi lühemaks lõigata, võib-olla mitte. Ehk siis näis. Ja valmis ta ongi. Küljaken käis umbes täpselt samamoodi nagu katusluuk. Sellega tegeles Siim. Märkisime peale, kuhu me seda täpselt tahame ja siis Siim lõikas augu välja. Butüüliga siis tihendasime kõik need servad ära ja siis seestpoolt aknal endal on klambrid kaasas, millega ta siis kinni läks. Üks ajakulukamaid osasi oli ilmselt siis sinna Haagis ossa minev pink. Et see pink oli siis mõeldud nii panipaigaks kui ka erinevaid elektrisüsteeme mahutama, pluss lihtsalt siis istumispind. Kuna see ploti ette minev siis alumiiniumriba, mis seda akut fikseerib, peab ka eest ära käima, juhul kui sa soovid akut välja võtta, siis me paneme sinna sellised nii-öelda käepidemega mutrid. Sellised asjad, et näevad väga viisakad välja ja mõnus käega lahti keerata ja siis hoiavad seda alumiiniumit päris hästi paigal. Selle jaoks ma pean siis puidu sisse paigaldama sellised, ma ei teagi, mis õige sõna on, mutrid, puidumutrid, et need lähevad puidu sisse kinni ja siis saab siia sisse need poldid panna. Saime nüüd ploti jaoks
nurgad paika ja sellele esimesele siis eelmisele äravõetavale ribale ka samamoodi mutrikohad paika. Saab lihtsalt siia vahele slaidida. Võiks omajagu hästi kinni hoida. Nüüd paneme veel ette ukse. Teen siis kiirelt vahekokkuvõtte, mis me teinud oleme. Panime pingi kokku, nii-öelda raami, vaheseinad, siis ploti akupangale alumiiniumid, et teda siin sõiduaeg ringi liiguks. Saime ukse ette ja nüüd on siis veel teha, siia alla tuleb sükene esine, et siia alla jääb nii-öelda õhutunnel, kus siis soojapuhurist sooja õhk tuleb. Ehk siis me peame sellele esisele lõikama sellise raami jaoks augu, vaatame, kas me paneme see keskele või kuhu käärde. See on nüüd siis luugigaas, aga pingis on auk, seal taga on väike panipaik. Teen sellele luugile hingede jaoks, peaks tegema ühed augud. Üks viimase asju oli siis veel soojapuhur. Sellega tegeles samamoodi Siim ja eks ta siis juba räägib lähemalt. Järgmisena paigaldame puhuri. Puhur läheb diislikasti. Selle jaoks on mul vaja puhurit ennast. Meil on seal mounting kit, kus on hunnik asju. Esmalt ma valmistan ette põhjaplaadi, millega see puhur siis kinni läheb. Siis ma puurin ära soojatooru augu, siis saab puhuri paika panna ja siis juba saab tegeleda kütusepaagiga. Ühesõnaga tuleb full install. Puhuri panin kokku. Siia diislikasti tuleb veel kütusepaak puhurile siis. Ning siis tuleb siia ette otsa tuleb see elektrisisend pistik, et saab paagi selle pistiku sappa panna. Üks kilp on vaja veel monteerida. Kõik need asjad ma mahutan siis siia peale ära, kus puhuri kast on. See on siis elektri sisseviigupistik. Selle point on selles, et kuna meil on see akujaam on toas ja ka seda akujaama saab ka laadida tava voolu pealt, 220 voolu pealt, aga kuna kogu aeg ei viitsi seda välja tõsta, siis me paneme siia sihukese pistiku,
et selle saab siis mugavalt, saab haagis ühendades mugavalt vooluga ja ta hakkab seda akujaama laadima. Saime nüüd lõpuks haagise valmis. Ajasime ta õue, et siin on puhurid asju veel testida. Kontrollida, et kõik ikka töötab nii nagu peab. Teine täiks kiire tuuri, mis siis tehtud sai. Küljaken, avatav. Katusele rõnida katsuluuk, paneel, läbiviik. Siis siin diislikastile välipistik, et saab voolu sappa panna. Kui lahti teha, siis sees vaatab vastu puhur, väike elektrikilp, kütusepaak ja teine pool on tühi. Ja astume sisse. Seest siis selline, mida alustame tagant poolt, aken, sajandavõrgu ja kardinaga. Aken avaneb ilusti, nii nagu peab. Siis Maxfani katusluuk. Nupust kinni, nupust lahti. Ise midagi tegema ei pea. Istun pingile maha. Seina peal on puhurekraan. Praegu näitab 17 kraadi on sees, uues on mingisugune 1-2 kraadi. Pistikud, valguslüliti jaoks. Ventilatsiooni ama. Pilt ise. Alt tuleb sooja õhku. Panipaik, Maxfanile pult ka, vaatab praegu, jääb siia, klient saab vaadata, kuhu ta seda panna tahab või siis meile öelda, saab panna ja siin on siis Lueti akupank. Praegu näitab, ilmaake on kehv, näitab 13 vatti tuleb päiksest, puhur ja valgus võtavad ise praegu 8 vatti. Ehk isegi päris hästi, päris vähe. Ja jah, siia saad siis panna inverterit kasutada, siis siin on need pistikupesad. Need seina peal olevad pesad töötavad ainult siis, kui see välipistik on ühendatud. Ja siin on ka siis mingid vuspipesad kast olemas. Ukse teeb lahti siis. Neid juba nägite, sõrmutritega saab selle alumiiniumi eest ära. Saab akku välja võtta. Nii ta on ja siis siin taga valgus on ilmselt kehvake, aga ega siin palju näha ei olegi. Valgustati timmer, see läheb ka vahetusse. Pistikust laadija, siin on paar kaitset puhurile, valgusele ja ventilaatorile, karpi ja ülejäänud osa on siis tühi. Nii-öelda lihtsalt saab mingeid asju sisse saata. Ja selline asi saigi. Ma ei tea, loodetavasti video meeldis. Andke märku, andke tagasisidet, mida teha teisiti, mida teha samamoodi, millest rääkida, kui tahate, et räägiks millestki rohkem spetsiifilisemalt. Ja nii edasi. Et järgmise korrani.